Tere tulemast kuulama taas kord Noored ei viitsi vaikida episoodi. Mul on väga hea meel, et olete ikka meid jälgimas. Tänases episoodis olen kutsunud endale külaliseks uutmoodi sisulooja, kes on väga palju tegelenud sportimise ja jooksmisega. Mees, keda võib tunda nimega kui Toomas Tomp. Tervist! Tere kõigile! Räägi endast natukene, tutvusta ennast, kes sa oled selline, et ma pidin natukene ka search upima, et sind kutsuda, et tean, et tegid omal Instagrami tutvustava video küll. Ja ma siis panen väikse kuulajatele sellise lühitutvustuse. Minu nimi on siis Toomas. Igapäevaselt tegelen siis sisuloomega, põhiliselt nagu spordivaldkonnas, nii jooksmine, rattasõit, triatlon, kõik on nagu esindatud. Ja siis ka olen TalTechis tegelikult üliõpilane. Vot selline väike inimestele, kes väga midagi pole kuulnud minust. Millega sa varasemalt oled tegelenud just nimelt lapsepõlves näiteks? Nagu spordialane selline taust on siis selline, et kui ma läksin esimesse klassi, siis millegipärast ema arvas, et hea mõte on panna hip-hopi tantsima. Siis selline aasta-2 tantsisin hip-hopi, aga ütleme nii, et mingi selline 10–9 aastaste poiste seas ei ole kõige popim hip-hopi tantsimine. Et siis hakkasin jalgpalli mängima. Ja jalgpalliga ma tegelesingi põhimõtteliselt terve nagu põhikooli aja, et mängisin Nõmme Unitedis. Ja siis millegipärast, kui põhikool sai läbi, siis mõtlesin, et ma sain nagu aru natuke, et minust mingit professionaalset jalgpallurit ei tule, et siis mõtlesin, et prooviks midagi muud ja siis hakkasin hoopis tennist mängima. Ja tennist mängisin tegelikult ka kuni nagu gümnaasiumi lõpuni. Ja siis peale gümnaasiumit läksin ajateenistusse ja sealt tuli selline jooksupisika külge. No, ma olen vaadanud väga palju videoid juba, kuidas sa oled läbinud erinevaid maratone, Tallinna poolmaratonid, poolik Ironmanid, noortejooksud, mis iganes veel, et väga järjepidev mees oled, tuleb tunnistada. Jah, selline nagu treenimisega tuleb see järjepidevus, et kui nii-öelda juba väiksest saati oled nagu aktiivne ja sporti teinud, siis lõpuks nagu need spordiüritused on ka nagu samamoodi, et mida rohkem käid, seda kuidagi mugavamalt tunned ennast nagu nendel üritustel ja aina suuremaid nii-öelda tükke võtad endal nagu süüa. Mis kõige raskem osa on maratonil osalemisel? Kuidas olla järjepidev? Nagu kui me räägime nüüd nagu jooksmisest või sellise jooksuüritusest, siis ma arvan, et kõige nagu raskem osa täismaratonil on kindlasti nagu treening, et see nagu, ütleme, tavaline inimene, kes ei ole võib-olla väga aktiivne, tal läheb ikka mitu nagu kuud ja isegi pool aastat, et ennast nagu sellesse vormi saada. Aga muidu ma arvan selline võistlusnärvide kuidagi nagu nendega toimetulek on kindlasti üks, mis nagu on raske sellistel spordiüritustel. Kas sa pigem paned ennast proovile iga järgmise üritusega või see on nagu oma vabast tahtest ikkagi, mis sul on tekkinud siis aastatega? Ma arvan, ta on nagu mõlemat, et mingis mõttes nagu paned ennast proovile, tahad kogu aeg nagu kombata enda neid nii-öelda piire, et kus sa nagu, milleks sa nagu võimeline oled, et kas see on siis nagu mingitel üritustel see on nagu distantsiga, eks, mida suuremaks läheb distants, seda rohkem ennast proovile paned, aga ka näiteks ajaga, et kui kiiresti sa mingit nagu distantsi suudad läbida, kui kiiresti. Aga ei, ma arvan, see on nagu suuresti ikkagi enda jaoks nagu, et enda nagu piire spordis nagu kombata. Ja kindlasti väga värskendav on see vabas õhus liikumine eriti kindlasti ja kindlasti oled alustanud väiksemate kilometraažidega. Jah, ma ütleks, et nagu kui me võtame nüüd jooksmise, siis ütleme, et igas nagu spordialas on tegelikult nagu jooksmine sees, et kui sa võtad jalgpalli, korvpalli, ükskõik, siis tavaliselt nagu sellise ettevalmistus selleks nagu, või kui nad tahavad enda vormi parandada, siis tavaliselt on see nagu jooksmisega, et kuna ma mängisin nii pikalt jalgpalli ja siis tennist otsa, siis ütleme, et ma nagu nullist ei alustanud jooksmist, aga kindlasti algus nagu keha ikkagi nagu harjub selle jooksmisega, aga jah, vabas õhus ka mul endal meeldib, lindi peal on nagu väga raske neid kilomeetreid koguda, et ikkagi endal nagu lemmik on raudselt selline metsas jooksmine ja seal nagu selline mõnus nagu värskendav. Mis lemmik paik on siis, kus Toomas käib?
ma elan Harku metsale päris lähedal, siis seal on nagu selline mõnus terviseraja, seal on hästi palju mingeid variante, et seal on, saab erineva nagu distantsiga ringe teha, et sa võid võtta seal 8-kildine ring, 10, 15, et seal nii-öelda nagu ennast välja lülitada ja seal ringi vurada on nagu päris mõnus alati. Kas ei ole tekkinud selliseid häirivaid kogemusi, kus autojuhid sõidavad mööda, aga siis ei jälgi seda 1,5 meetrist vahet, sest et minu arust Tallinna ja üldse Harjumaa liiklus on üpriski kaootiline, kui niimoodi võtta. Jah, see on nagu üks põhjus ka, miks ma metsas jooksen, et sa saad kiiresti sinna metsa ära ja siis saad nagu rahulikult joosta, et ka erinevatel, et noh, jooksed mingit lõiku ja siis poole lõigu pealt tuleb valgusfoor ja siis pead nagu seal hakkama kas edasi-tagasi jooksma või ootad seal valgusfoori taga, endal jalad on nagu täiesti läbi, et aga jah, ütleme nii, et nagu metsas jooksmine on kindlasti nagu mugavam, just ongi selle liikluse pärast, et sul on seda autoliiklust on nagu vähem ja mugavam on joosta. Millega sa veel tegeled, kui sa kõigepealt, kas sa alustad hommikul kohe, missugune su rutiin on, et ärkad üles ja teed hommiku jooksu ära ja siis jätkad päeva muude tegevustega? Jah, see nagu väga oleneb nii-öelda päeva sellest plaanist, et ütleme, et üliõpilasena see tunniplaan nagu varieerub päris palju, et sul on mõni nädal võib-olla on üks mingisugune loeng, mõni nädal sa pead iga päev olema nagu koolis, et aga tavaliselt jah, mul endale meeldib nagu hommikul kohe see trenn ära teha, et nii-öelda päeva lõppu seda nagu jätaks, et kui energiat üle on, siis alati saab nagu teise trenni päeva lõpuga planeerida, aga tavaliselt jah, ärkan seal 7-8 paiku tavaliselt üles, siis väike kohvi ja siis lähengi nagu siis sellele hommiku jooksule, mis see parasjagu on, et mõni hommik on selline väike mingi 8-kildine tiir, mõni hommik on selline pikem lõigutrenn, et ja siis lähen tavaliselt edasi kas kooli või tegelen mingite muude asjadega, mis siis näiteks ma ei tea, monteerin mingeid videoid või mõtlen uut nii-öelda mingit sisuplaani välja. Sellest kõigest saame ka natukese aja pärast rääkida, kui me põgusalt puudutame neid. Selle kohviga on minul küll selline love-hate relationship, et ta küll ergutab korraks, aga siis minu arust minul endal ta nagu maandab just kõik pinged ja justkui raske on kuidagi päevaga edasi minna, sul ei ole seda takistust endal, oled harjunud lihtsalt. See on hästi huvitav, kuidas nagu kofeiin töötab erinevate inimeste peale, et mul endal oli ka, kui ma nagu alustasin nii-öelda kofeiini nagu tarbimisega, me räägime siis ka kohvi, energiajoogid, mingid sellised asjad, et alguses mul see tunne, et mida nagu väiksem see doos on või nii-öelda mida harvemini sa seda tarbid, seda nagu suurem see mingisugune kikk on või sa tunned seda nagu erksat tunnet, aga jah, kui ta nagu on selline rutiini osa, siis vahepeal ongi, et ärkad üles, teed mingid toimetused ära ja siis kell 12 saad aru, et kuidagi nagu jube väsinud on olla ja siis saad aru, et sa pole nagu tilkagi kohvi joonud ja see ongi selline nagu sa ütlesid, vaata, love-hate relationship, et ta on nagu mõnus, aga samas, kui teda ei ole, siis ta nagu annab isegi nagu tunda. Kahtlemata meeldib sulle juua seda, siis ma saan aru. Kohvi või? Kohvi või üldse energiajooke. Jah, aga sellega on ka nagu, peab kindlasti nagu piiri pidama, et ma ise olen vähemalt aru saanud, et sellest nagu sõltuda on väga nagu raske tee või selline, et jah, mõistusega tarbida, et mitte nagu liiga hulluks minna sellega. Minu arust see kehtib sama nikotiiniga, et ongi, kui meil tänapäeva noored tarvitavad snuusi ja just neid EK-pulke, et noh, et kui sul on mingisugune periood, kus sa teed seda, võtad pausi, aga kui see läheb järjepidevaks, et siis ta kipud üle tarvitama või kuritarvitama seda. Ja üldse selliste ainetega nagu ongi kofeiin, nikotiin, mingisugused ka tegelikult sotsiaalmeedia, eks, tarbimine, et see nagu kõik on mingisugused sellised asjad, mida õiges koguses tarbida on nagu okei, aga tavaliselt need kas siis mingisugused ained või sotsiaalmeedia on väga nagu sõltuvust tekitav ja siis neid nagu õiges koguses tarbida on väga raske, sest need on lihtsalt nii nagu, et sa satud sellest asjast nagu sõltuvusse. Nii sõltuvust tekitavad lihtsalt. Ja. Aga kuidas sul on vigastustega lood, on sul neid palju tekkinud või kui on, siis kuidas sa ennetad järgmisi? Ma ütleks, et nagu kui võtame nagu jalgpalli ja tennise nii-öelda selle karjääri, siis ei olnud väga palju nagu
üpris naljakalt vähe, mul oli vist üks kord, kus ma sõrme mingisugune luunihestus oli, aga muidu nagu jalgadega ei ole midagi olnud. Aga kui mõtleme jooksu oma, siis tegelikult oli, kui ma hakkasin jooksma mingi 2,5 aastat tagasi, siis alguses oli niimoodi, et mingi hetk ma sain aru, et mulle nagu jooksmine meeldib ja ma hakkasin nagu seda mahtu tõstma. Ja siis ma jooksingi mingi, ma ei tea, paar kuud järjest jooksin iga päev mingi 5 kilomeetrit ja siis järsku jooksin mingi nädalas mingi 70-90 kilomeetrit. Nagu tasapisi build-up'id seda levelit. Jah, aga ma nagu build-upsin nagu liiga kiiresti, ehk siis ma läksin nagu mingi 50 pealt 90 peale ja siis tekkisid sellised vigastused, keha ei olnud harjunud ja siis selline põlve nii-öelda vigastus oli. Aga sellega ma ise olen nagu toime tulnud niimoodi, et võtangi nagu, see peab aru saama, kui suur see nagu nii-öelda valu on selles piirkonnas, et kui on lihtsalt selline lihasväsimus, siis on okei, aga kui ta on ikkagi nagu valu, siis tuleb talle ikka nagu puhkust anda. Aga füüsilised näitajad ja arstlikud mingisugused kaebusi ei ole sul, kui sa teed oma hobi? Ma ütleks jah, sellega mingit väga nagu pigem on ikkagi nagu positiivsed, et sul nagu tunned, et oled, kui sa oled aktiivne igapäevaselt, sa tunned nagu ennast nagu tervemana ja kui võib-olla jääd haigeks, jääb nagu vahele mingi nädala aega trenni, siis tunned, et organism on nagu nõrk, et mingisuguseid selliseid nagu kaebusi küll ei ole tekkinud nagu just selle spordiga seoses. Ja need külmetushaigused ja muud, mis meil talve ja pimeda perioodiga tulevad, neid annab ka vältida, kui teha aktiivselt sporti või? Kindlasti ma arvan, seal on nagu selles mõttes, see on nagu korrelatsioonis, et kui sa oled aktiivne, siis ma arvan, su organism on üldse nagu tugevam. Aga ei, ma ise ka nüüd paar nädalat tagasi ikkagi jäin nagu korralikult nohu ja köhali, et nagu ütleme nii, et selle septembri-oktoobris mingi nohu köha haiguse eest ikka nagu ei ole kellegi pääsu, ma arvan. Ja mul samamoodi paaril kursakal või tuttaval, et paraku lihtsalt võitleme selle kliima ja laiuskraadiga, kus me oleme, et midagi ei ole teha lihtsalt. Tuleb korra võtta siis aeg maha ja ravida terveks ja siis eluga edasi minna. See on paratamatus endal ka viimased, ma arvan, mingi 5 aastat on iga selline september kuni november tuleb midagi külge. Just. Kuule, räägime natuke kaitseväest ka. Ma kuulasin samuti eelnevat podcasti, kus sa käisid Kulda Väärt nimelist ja seal tuli välja, et sa olid Tapal. Ma olin Tapal, jah. Mis pataljonis sa olid? Millal sa käisid kaitseväes? Ma läksin kaitseväkke kohe peale gümnaasiumit. Ma nagu kohe teadlikult tegin selle otsuse, kuna mul, nagu ma enne ka rääkisin, mul ei olnud ühtegi tervisehäda, siis ma ei hakanud nagu midagi välja ka nuputama, nagu paljud tegelikult nagu teevad, et mõtled endale mingi asja välja ja siis saad vabaks, aga sellega oli ka nagu naljaks lugu, et ma alguses mõtlesin, et tahaks nagu võimalikult kergelt selle asja ära teha, et nagu saaks võimalikult vähe nagu sellega tegeleda ja eluga edasi minna. Ja siis ma kuulsin ühelt sõbralt, et mereväes pidi nagu hästi lahe olema, et see on nagu Tallinnas, saad nädala sees saad õhtuks nagu koju minna ja nädalavahetused on ka kõik vabad. Siis ma panin ennast mereväkke kirja, sinna sai ainult 11 kuuks minna ja siis mõtlesin, et nagu lahe. Ja siis mingi 2 nädalat hiljem sain teada sellelt samalt, võib-olla end sama sõber, võib-olla keegi teine rääkis, et aga nagu oleneb, kuhu sa satud, et sa võid mingi 4-5 kuud olla kuskil välismaal ka selle mingisuguse laevaga. Ja siis ma vaatasin Tapale ümber. Ma kohe teadsin, et ma nagu 11 kuuks sinna minna ei taha, siis ma panin 8 kuuks ennast kirja ja siis oktoobris läksingi nagu Tapale. Põhimõtteliselt sama saatus, mis minul, et tahtsin pärast gümnaasiumi veel suve nautida, tööd teha, üritustel käia ja siis oktoober tundus siuke ideaalne paik, et lähebki juba piisavalt külmaks, hämaraks on ja 8 kuud peaks nagu naksti minema on ju. Täpselt. Mis sa tegid Tapal siis lõpuks? Tapal oli niimoodi, et ma läksin siis oktoobris selle bussi peale, ma väga ei teadnud, mis nagu saama hakkab. Ja siis anti kõigile see mingisugune lipik kätte ja siis hakkasin seda sirvima. Seal olid erinevad mingid väeosad, mis seal nagu Tapal siis sai valida ja siis mul kuidagi nagu bussi peal käis mingi nagu klõks ära, et ma olin nagu enne seda mõelnud kogu aeg, et tahaks nagu võimalikult kergelt nagu läbi saada, et ei peaks väga palju tegelema. Aga kui ma seal nagu bussi peal juba olin, siis ma kuidagi sain aru, et see nagu 8 kuud on 8 kuud, sa ei saa nagu muuta seda kuidagi, et see nagu, ma ei läinud sinna nagu sõpradega ka, ma olin nagu ühtegi tuttavat ei olnud ja siis ma mõtlesin,
et kui võtaks sellest nagu 8 kuust nii palju nagu pigistaks välja, kui saaks veel nagu pigistada, et sellest nagu mingi lahe kogemus saada. Ja siis ma valisin luurekompanii. Luko, nagu seda nimetatakse. Tapasaeva linnakus. Just. Aga Lukol on ju hästi kindlad ülesanded, nad ärkavad teiste pataljoni inimestest võrreldes ikkagi varem ja käivad ikkagi õppustel rohkem. Ei ole nii või? Jah, isegi nagu SPK oli nagu natuke teistsugune võrreldes teistega, et meil oli vist Teeme selgeks võib-olla, et mis seal Tapal on, et ma olen ise ka käinud, et õhutõrjepataljon, siis pioneeri, tankitõrje, Luko, Scouts, vist kuhu saab ka 11-kuuliseks. Jah, 8 kuuks, ma ei tea, kas Scouti saab. Just, ja siis Tagala. Tagala ka, rohkem. Aga kas sa vaatasid nende kirjeldusi läbi, kas sul anti selline sissejuhatav raamat, et sa lugesid kõik üksaval läbi ja siis mõtlesid, et mis see kõige sinulikum oleks? Jah, oligi nagu, ma väga ei teadnud, ma arvasin, et Tapal on lihtsalt kõik nagu koos vaata, et on mingi üldine väljaõppe, aga siis ma sain selle väikse lipiku pealt sain aru, et jah, lugesin kõik läbi, mis seal nagu erinevad need väeosad teevad ja siis selle järgi nagu valisin. Aga jah, tulles tagasi selle teenistuse juurde, siis kes ei tea, siis kui ükskõik vist, kui 8 või 11 kuuks minna, siis esimesed selline 2-3 kuud on nagu sõduri baaskursus, kus õpetatakse siis kõike nagu tavalisi selliseid asju, mida kõigile nii-öelda, kes lähevad aega teenima, õpetatakse. Ja see oli ka nagu väga juba, nagu mul endale meeldis tegelikult, hästi paljudele ma tean, et ei meeldi nagu ajateenistus, aga mul endale nagu eriti see sõduri baaskursus ka nagu tegelikult nagu meeldis. Ja siis edasi tulid erialakursus? Jah, allüksuse kursus, jah. Alates siis, põhimõtteliselt oligi 6 aastast, kui ma oktoobris läksin, siis alates peale jõulupuhkust hakkas siis see eriala baaskursus või eriala siis allüksuse kursus ja see oli ka nagu selles mõttes huvitav, et seal oli ka mingid asjad, mida nii-öelda ma elu sees ei arvanud, et ma nagu teen ja mida ma nagu peale kaitseväge ka ei ole kunagi teinud, igast mingid pikad rännakud ja metsalaagrid, mis seal olid, et need olid nagu väga lahe kogemus. Kas luurekompaniis õpitakse siis inimeste pantvangi võtmist ja sabotööri, kõike sellist juurde? Selle kohta ma ei kommenteeri. Aga selles mõttes oli nagu kindlasti, ma arvan, et mingis mõttes huvitavam teenistus kui võib-olla teistel väeosadel, mitte ainult Tapas, vaid üldse nagu üle Eesti. Kui palju teil neid väljasõite oli siis üleüldse? Seal oli selliseid metsalaagreid või nagu väljasõitmislaagreid, kus nagu olimegi nädal aega metsas, oli kaitseväe peal ikka päris palju, seal oli terve ajateenistuse peale oli, sõduribaaskursuse ajal oli vist 3 või 4 tükki, ja siis allüksuse ajal oli ikka selline iga kuu oli 1 nädalane tavaliselt laager, kus oli siis erinevalt, et oli kas siis laskelaager või siis mingisugused sellised, kus me harjutasime mingid kindlat nagu elementi, mida me olime õppinud. Ja siis tuleb jalaväe kursus ka eraldi juurde kuskil seal talve kanti või? Ma nagu nüüd väljaõppe koha pealt ma nagu ei oska, ta oli ikkagi jah selline nagu üldine, et see nagu jalaväe osa oli seal nagu SPK ajal enamus nagu kõik õppisime ära, et kuidas kaevikud kaevata ja süüa teha ja ma ei tea, mingid söösta katta ja mingid sellised asjad. Klassikali, mis kõigil ikkagi on, jah. Ja, aga allüksus oli juba selline nagu spetsiifilisem. Tulete grupiga kokku ja teete ühisemaid? Jah, nagu õpime, kuidas selles jao ja meeskonna siis formaadis nagu käituda. Minul SPK ajal õhutõrjepataljonis siis oli suht seinast seina inimesi, tuligi erinevalt venelasi ja eestlasi kokku. Kas luurekompaniis oli vaja mingisugust eelist, et sinna päris šlangid siis ei saa tulla? Seda sõna pole ammu kuulnud, aga seal oli ikkagi nagu ma arvan, et kõik, kes tahtsid SPK-le luurekompaniisse said. Et seal oli ikka selliseid ka, kes võib-olla on nagu nii teravad pliiatsid. Aga meile tehti, SPK lõpus tehti nagu valik. Ehk siis, kui ma eksi, siis meid oli kokku selline 40-50 ringis äkki ja siis umbes 10 tükki siis saadeti Scouts-pataljoni. Et ei saanudki nagu luures edasi, et kõik, aga
ütleme, kui me vaatame nagu keskmist ajateenijat, siis ma arvan, et isegi SBK-l oli nagu see tase ka Lukos natuke kõrgem nagu, et sul ikkagi selline 70-80% olid nagu selline nagu normaalsed inimesed, ütleme nii. Ja kuidas selle jätkamisega oli, siis ma mõtlen, kui sa oled juba näiteks poole ajast ära olnud, SBK erialakursus on läbi, et kas vaimne tervis lõpuks kannatas ka, eriti pimedal perioodil, väsisid ära mingi hetk ikka täielikult või? Mul oli kindlasti nagu just lõpus oli ka nagu raskeid perioode, kus sa oledki nagu mingi juba seal 5-6 kuud olnud nagu sees ja võib-olla kui mingid sellised, kuigi meie saime päris hästi linnaloale, me isegi SBK-l olime vist 3 nädalavahetust olime sees kokku nagu SBK-l, et me saime väga-väga hästi välja. Et see hoidis nagu, et saad iga nädalavahetus ikkagi selle korra nagu nii-öelda ennast nagu täislaadida uuesti ja siis sinna tagasi minna, aga pimedale kindlasti ka nagu oli raske või selline, talvel oli ka palju nagu raskeid, eriti kui sa pead ka nagu metsas olema ja suht ekstreemsetes oludes nagu kuskil puu all magama, et siis ei olnud nagu kindlasti kerge, aga ma arvan, et see tegi nagu lõppkokkuvõttes minust nagu tugevama inimese. Nagu propageeritakse, et siis poisikesest mehe ja? Ja üldse nagu kaitseväega või ajateenistusega nagu kui keegi kuulab ka, kellel seisab see nagu ees, siis ma ei kardaks seda isegi nagu, sest ma ütleks, et see kogemus, mis sealt nagu ma ise sain vähemalt, on nagu ikkagi nagu net positiiv, et ma nagu küll ei ütleks, et see on nagu mõttetu aja raiskamine. Kindlasti soovitad inimestel minna, käia ükskord elusse ära teha, et kui ükskord on, et siis kindlasti. Jah, ma ütleks küll ja nagu 8-11 kuud ma ise ütleks vahet ei ole, et nagu pigem vaadata, mida sa ise nagu just ka nende erinevate kohtadega, ainult tapa ei ole, eks meil on nagu teised mingid igasugused üksused ka, et vaadata, mis sind ennast nagu huvitab, et kui sind mingi IT huvitab, siis mine sinna küberväejuhatusse ja kui sa, ma ei tea, et enda huvidega see ka natukene nagu, kui võimalik, siis kuidagi nagu ühildada. Just, et võimalikult integreerivaks teha ja, siis oma kogemus. Sa läksid sellel aastal vist, kui ma ei eksi, kui Ukrainas hakkas sõda ka 2022. Ja. Kui palju teile või kas teil määriti rühmaülema poolt või veeblite poolt seda sõja ohtu niivõrd pähe? Meil ei olnud nagu, meil pigem nagu kuidagi, eks ikka nagu me omavahel nagu rääkisime sellest teemast, aga meil ei olnud nagu sellist kuidagi ei tekitatud mingit mõttetut nagu stressi sellega. Pigem nagu, kui keegi nagu rääkis sellest ka nagu nii-öelda tegevväelastega, siis need tegevväelased selgitasid nagu enda seisukohta ja mingisuguseid, tõid mingid fakte välja, et pigem ma ütleks, käituti sellega nagu positiivselt nagu hästi. Okei, sest mina mäletan, et kui me olime kuskil novembri paigas, meil oli ka baaskursuse tipphetk, käisime lahinglaskmistel ja siis ma mäletan uudistes käis läbi selline teema nagu, et ma ei tea, ma võin nüüd eksida, aga et üks Vene või Valgevene droonist või lennukist kukkus Poola piiri juures alla ja siis sellest tekkis nii suur teema, et kas me käivitame NATO 4. või 5. artikli ja sellest tuli meile rühmaülem leitnant rääkima ja siis see korraks küll andis külmavärined, et ise ei saanud uudistega seal väga kursis olla, siis kõik kantigi ette ülemate poolt. Sa mäletad sellest midagi või? Ma ei mäleta seda, aga ma mäletan, et üks kord klassis, või klassiruumis, kui oli mingisugune diskussioon, siis kuidas nagu nii-öelda kõige nagu hullem asi on nagu teadmatus minu arust. Et kui sa nagu ei tea, mis nagu juhtuma hakkab, siis sa nagu oledki väga stressis. Kui meil on nagu seletud niimoodi ära, et kui ajateenistuse ajal peaks sõda hakkama, siis ajateenijaid ei saadeta mitte kuskile, saad väljaõppe keskel, sind nagu sinuga nagu ei juhtu midagi, et see nagu kuidagi rahustas kõiki maha ja mingit sellest drooni asjas nüüd, hiljuti oli see üks teema, aga ajateenistuse ajal ma ise nagu ei mäleta, et oleks mingi selline nagu aga ma kujutan ette, et kui võib-olla juba tegevväelased ka seda kuidagi nagu kommunikeerivad niimoodi mitte nagu paaniliselt, aga nagu tõsiselt, siis võib endal ka nagu võnge sisse tekkida nagu. Ja just tahtsin jõuda selle droonide teema juurde ka ja hiljuti
lendas siin 3 Vene hävitajat mööda ja siis meie liitlasväed pidid eskortima välja riigist. Et kujutaksid see ette, et kui sa oleksid praegu kaitseväes ja sellised sabotaažid ja nagu meil toimub siin praegu provokatsioonid Venemaaga, et kas see ajaks sind rohkem ärevaks, kui sa peaksid praegu teenistust läbima võrreldes oma ajaga? No nagu ma ütlesin, nagu ajateenijaid, kui sa oled nagu väljaõppe keskel, siis sind nagu ei saadeta mitte kuskile veel, et ma nagu see tekitas minus vähemalt nagu mingisuguse rahu selle ajal ka, et kindlasti nagu hetkel on nagu see olukord nagu ärevam, kui võib-olla 2 aastat tagasi oli, aga ma ütleks, et minus endas ei tekitaks see mingit nagu väga suurt, no see on nagu individuaalne või selline nagu sinu, kuidas see suhtumine on, aga kui ma räägin nagu enda isiklikust, siis liigse nagu sellise stressi või mingisuguse paanika jaoks nagu ei ole minu arust hetkel nagu pointi. Ja kindlasti me ei soovi midagi halba, aga kui peaks tekkima mobilisatsiooni oht, et siis nad hakkavadki võtma seal pigem värskematest lõpetanutest kuni siis vanemate inimeste ja siis võib-olla, kes on kaitseväe seal keskel, kui peaks minema niimoodi. Aga me loodame parimat, et meie rahu jääb ikkagi kestma. Pöödud pikku. Läheksid sa ise Eesti riiki kaitsma esimesel võimalusel, kui tekiks selline? See on väga populaarne küsimus, mida alati küsitakse. Aga minu arust ükskõik mis vastuse nagu keegi annab sellele küsimusele, siis ma ise ei usu kedagi enne, kui see olukord päris kätte tuleb. Et inimesed, kes ütlevad, et ma esimesel kohe läheks enda riiki kaitsma, siis kui see olukord tuleb, siis mõtted ja emotsioonid on, ma arvan, hoopis teised. Ja täpselt vastupidi ka, et inimene, kes ütleb, et ma põgeneks kohe välismaale ära, aga kui sind riigist välja ei lasta, siis mis sa siis teed? Et ma arvan, ma ise hetkel mingit konkreetset vastust ei anna, aga lihtsalt selline väga populaarne küsimus. Ja, et see mõtteviis muutub kindlasti, kui see olukord päriselt kätte jõuab versus see, mis sa spekuleerid. Mis sa rahu ajal ütled ja spekuleerid, kindlasti. Ja sellest on väga palju räägitud ja kas või see, et eestlased otsivad Hispaaniasse korterit või et lähevad teised poole maa otsa või maakera otsa. Aga tuleme positiivsete teemade juurde tagasi, et ärme hakka siin sõjapropagandat veel esitama. Sa rääkisid, et tuleme õpingute juurde siis. Ja. Sa rääkisid, sa oled TalTechis nüüd. Jah, bakalaureuse kraadi, viimane aasta, 3. aasta. Mis sa õpid? Ma õpin nii-öelda see eriala nimetus on väga fancy, on ärindus, ehk siis big business. Aga nüüd eelmise aasta keskel täpselt poole peal oli nagu spetsialiseerumine ja siis ma valisin turunduse, ehk siis põhimõtteliselt ma õpin turundust. Okei, missugune see koormus on või kas see on muutunud ka? Ma ütleks nagu esimene aasta oli kõige raskem, kõik see üldse see ülikooli elu ja see sisseelamine nagu sellesse süsteemi. Ja tegelikult ka teine aasta oli nagu, kuna ma võtsin pigem nagu rohkem koormust kui vähem, siis see oli nagu, võttis päris palju aega, aga nüüd 3. aasta on nagu, ma räägin, näiteks see nädal on nagu väga, vahepeal ongi niimoodi, et sul näiteks nädal aega ei ole ühtegi nagu koha peal midagi ja siis järgmine nädal on, sa pead iga päev näiteks olema nagu kohal, et pigem nagu, kui ma võrdlen näiteks enda mingite sõpradega, kes läksid inseneeriat õppima või mingit sellist nagu raskemat eriala, siis kindlasti nagu kergem. Okei. Aga kuidas ühendad vaba ja tegevusi oma kooliga? Et sa natuke rääkisid, et sa hommikul teedki näiteks oma jooksmised või rattasõidud ära, enam-vähem samamoodi jätkad? Jah, siis ongi, kui on kool, siis lähed kooli, peale kooli tegeled mingit, oleneb seal palju aega on, aga tegeled siis mingite teiste tegevustega ongi kas sisuloome või mingid teised hobid, vabategevused, et kõik oleneb sellest, kuidas kõik nagu see kooligraafiku järgi nagu enam-vähem läheb, et ja mis keel seal nagu tunnid ja loengud on. Kas TalTechis on ka üle ülikoolis ained, kus erinevad erialad segunevad ja pead läbi oma mingisugused kindlaid teemasid, sest et ma tean, minul Tallinna ülikoolis on 3-4 tükki sellist, kus on isegi 200 tudengiringis aineid. Et 200 tudengit on korraga ühte ainet õppiva? Ja segamini erialad. No meil üldse oli niimoodi, et alguses oli nagu väga palju inimesi nagu sellel üldse erialal, et näiteks mingid ained, mida õpivad ka mitte ainult ärinduseriala tudengid, vaid õpivad ka näiteks majandusliku arvestuse tudengid. Seal oli
ega see on väga palju erinevaid mingisuguseid suundi, kes õpivad näiteks mikro- ja makroökonoomika, mida kõik peavad õppima, et seal oligi mingisugune nagu sa ütlesid, 200 inimest on nagu ühes klassiruumis, et siis on nagu päris crazy, aga praegu on pigem nagu turunduserialal on hästi palju selliseid aineid, kus on ikkagi nagu ainult inimesed, kes õpivad turundust, et võib-olla mõnes loengus sul võibki olla mingi 10 inimest. Kas see turunduse valik tuli sinu enda tahtest, et sa jätkad sellel suunal ka sotsiaalmeedias just? Jah, ma olin nagu, ma olen hästi pikalt olin kahe vahel, kas võtta, seal on TalTechis ärinduserialal saab spetsialiseeruda kas turundus, ärirahandus, logistika, ettevõtluse juhtimine ja siis on mingi majandusarvestus digiaastul. Ja ma olin ärirahanduse ja turunduse vahel. Ärirahandus on pigem selline nagu pangandus ja audiitoritöö ja selline nagu hästi numbrite nii-öelda mäng. Aga minu jaoks oli väga lihtne nagu, et ma ise mõtlesin, et mis nagu tööd ma tulevikus ennast nagu näen tegemas. Ja siis oli nagu lihtne, et ma pigem näen kuskil turundusvaldkonnas ennast tegutsemas kui pangas. Aga see stereotüüpiline praktika ja edasitöötamise võimalus oleks ikkagi kuskil pankades või büroohoonetes, jah? No turundusalal sa võid töötada ükskõik kus põhimõtteliselt. Aga just see ärindus, mis teil TalTechis on, kes see suunab teid kuskile konkreetselt ka? Nagu praktikaprogrammid, sellised traditsioonilised on ikka jah, nagu kuskil kas Swedbankis või sellises nagu mingid suurtes organisatsioonides Telia ja nii edasi. Aga praktika koha pealt mina näiteks tegin enda praktika üldse Nike'is, Jalajäljes. Et sain nagu selle nagu enda huvid nii-öelda ühendada ka praktikaga ära. Ja nüüd sa oled Nike ambassador ka ju? Selle aasta algusest, jah. Kuidas see juhtus? See oli nagu, selles mõttes väga nagu loogiline käik, et ma juba enne tegelikult nagu kandsin Nike'i nagu jooksutosse. Aga eelmise aasta alguses me tegime ühe projekti nendega, mis oli siis talviste jooksujalanõudega seoses nagu selline kampaania, kus me pidime siis, ma ei tea, seda Laura Ikso, temaga tegime, siis jooksime detsembrikuu vältel 100 kilomeetrit proovisime joosta. Ja siis jah, ja selle aasta algusest siis nad pakkusid sellist 2-aastast nagu ambassador lepingut ja nagu see oli üpris selline no-brainer. Väga cool ju. Ja ei väga lahe selles enda nagu üks nii-öelda selline koostööpartner, mis oli juba nagu algust peale selline bucket list nagu ettevõte. Tulen korra siia ülikooli juurde tagasi veel, et kas sinu esimest aastat ajal said veel mingisugust stipendiumit taotleda, toetust? No ütleme nii, et ma arvan, et selline õppeedukuse stipendium, mida näiteks mul tüdruksõber sai päris mitu kuud järjest, seda ma sain juba nagu esimeste kontrolltöödega aru, et ilmselt selle peale mul nagu lööki ei ole. Aga see stipendiumite teema on üldse nagu, sa pead väga nagu teadma, milliseid stipendiumeid nagu, sest tegelikult neid on päris palju mingisuguseid erinevaid, nagu et sa ei pea otseselt õppeedukuse järgi võtma. Aga pigem, ei, ma ei ole ise mingit stipendiumit saanud. Ja nüüd meil kaotati ära ka see õppeedukuse põhine tulemusstipendium, on ju, et mingi teema oli sellega. Minu arust see võtab kohe motivatsiooni maha ju, et kas see võeti täiesti ära või? See võeti täitsa ära, et see oli 100 eurot kuus ja kokku vist oli eelarvesse pannud 2 miljonit. Ja siis alles jäid, vähemalt meie kooli põhiselt on võimalik taodelda seda vajaduspõhist õppetoetust, eritoetust ja siis tulevad kõik muud erialapõhised taotlemisega. Aga see oli jah aasta või pooleteist eest canceldatud asi. Arust no-brainer, jah. Nagu. Huvitav nagu, et ma ise ei ole süvenenud sinna, aga ma mäletan, kui see teema oli küll. Ja kahjuks ei ole seda kuidagi väga nagu negatiivsetele negatiivne jah, et tudengitel, et tasud on paljudel erialad, aga siiski mingisugune motivatsioon nagu edasi püüdlemiseks võiks ju olla veel, et vajaduspõhise või eritoetusega on see, et sa pead olema täitsa enda leibkonnas ja paljud ei ole ju kuni 24 aastaseni riik arvestab seda sinnamaani ja sealt tulevad ka need tudengi abielud ja kooselu registreerimised on ju, et
kas sina oled selles mõttes omaette leibkond juba või sul on vanematega? Omaette leibkond, jah. Aga siis sina tehniliselt saaks, kui sul, ma ei tea, kas TalTechis on selline? Ja ma mäletan, kui see abielu teema oli seal juba, kui me hakkasime nagu esimene aasta õppisin, siis teema tuli sisse ja mu üks sõber, kus juures tegingi elukaaslasega, tegidki nagu ametliku abielu ja see vist summa oli päris mingi 800 eurot äkki kuus või midagi sellist. See sõltus jah, mis on keskmine sissetulek mingi kuu arvestuses. Jah, et see tegelikult 3 aasta peale me vist korra arvutasime, siis see tuligi mingi 32 peale mingi 30 000 eurot, aga me ei teinud abielu seda lepingut. Muidu hea investeering on näiteks korteri sisse ostu makseks. Jah, nüüd on hilja juba. Võib midagi uuesti õppima minna. Alati on võimalust. Tuleme sinu sotsmeedia brändingi juurde. Minu arust sa oled nagu iseenda brändi loonud nüüd siis 2 aastaga, kui sa oled neid maratoni, jooksu ja rattasõiduvideod laadinud üles. Et minu arust väga geniaalne idee, kuidas ennast teha jälgitavaks, tuttavaks uutele, kaasa arvatud minule siis. Kuidas sul see välja tuli, kas sa lihtsalt hakkasid üks päev laadima videoid ja siis läksid nagu professionaalsemaks, tulid montaaživõtted juurde? Ma arvan, sellega on nagu väga hea paralleel tõmmata sellega, millega me alustasime selle jooksmisega, et täpselt samamoodi on nagu video sellise sisuloomega ka, et mida nagu rohkem neid nagu videoid sa teed ja mida rohkem reppe sa teed, seda paremaks sa ka saad, et ja mida järjepidavam sa oled, seda rohkem sa saad ka nagu nii-öelda jälgitavust ja sulle tekivad nagu mingisugused jälgijad. Et see tuli ka, nagu me rääkisime Kaitseväest, siis mul endal tuli ka nagu sisuloome tuli pigem sellel ajal, kui mul ka nagu hakkasin seal nagu jooksmas käima, kuna ma enne mängisin väga nagu kirglikult tennist, aga kui sa nädala sees seal ei olnud, Tapal ei olnud tennisväljakut, siis pidi mingi muu spordiala võtma ja seal enamus käisid nagu kuskil seal jõusaalis, aga ma ise nagu hakkasin käima jooksma, siis sealt jäi see kuidagi külge ja siis allüksuse ajal, kui oli natuke nagu rohkem mingi hetk aega, siis ma hakkasingi nagu natuke testima nende videotega ja mul endal nagu meeldiski, oligi selline nagu ka ülikooli kõrvalt oli nagu selline hobi või selline tore asi, mida teha ja selline nagu oligi testisid ja tegid ja said nagu paremaks ja mingi hetk nagu selle aasta alguses ma kuidagi sain aru, et sellel nagu see on mu nagu väga suur selline kirg ja nagu õppisingi. Potentsiaali on täpselt, et nagu, et ise õpid mingeid asju juurde ja ostad mingit varustust, millega nagu parem kvaliteet oleks ja nii edasi ja see ongi selline nagu kestev protsess. Ja siis samamoodi tuli sul ka YouTube'i kanal, kus sa vaatasin, sul on seal reisivideod ka. Ja mul ongi nagu tegelikult endale, kui ma nagu võtan enda nagu sisu tarbimise, siis mul endale nagu meeldib pigem just nagu, ongi mingid podcasti sisu või siis YouTube'i sisu, selline pikem nagu vahetum sisu, et mul nagu, kuigi mu enda sisu on pigem rohkem nagu Instagramis ja TikTokis ja ma ise nagu mõtlen selle peale, et kuidas nagu neid videoid nagu kokku panna, siis mul endale nagu see mõte kunagi ei meeldi, et ma pean kedagi nagu justkui meelitama, vaatama või kuidagi nagu tõmbama ja petma teda, et ta vaataks videot. Ja sa peaks ise jõudma for you page pigem lõpuks veel, jah? Jah, nagu selles mõttes küll, et aga kui me räägime nagu YouTube'i platvormi pealt, siis see on pigem nagu just selline pikem ja vahetum nagu formaat, et kui keegi nagu seda juba vaatab, siis ega ta, sa jõuad ta kuskile for you'le, aga ta ikkagi ise nagu enda näpuga vajutab selle video peale. Ma vaatasin Instas, mina jälgin Instagramis sind, et sul on seal tekkinud ka haulid ja mingi outfit of the day, kas need on mingi no-brainer ideed nüüd? See on viimase aja, nagu kunagi oli mingisugused nagu sellised mehelikud videod, nüüd läheb juba naiselikuks üle, et sellised, aga ei, ma ei tea, see on nagu üldse Instagrami ja TikToki tegelikult sisu on nagu suht erinev, et neid ma pigem olen lihtsalt pannud niisama, et ta on pigem selline TikToki content nagu, aga toimib ka Instagramis. Jah, see toimib võib-olla niimoodi, et sul on nagu sektoriteks jaotud, et üks ongi konkreetselt keskendub päevaplaanile, teine pool on mingisugused kavad on ja siis kolmas näiteks ongi selline pehmem, nagu me just rääkisime, haul, all that. No see on lihtsalt relevantne. Ma ise alati mõtlen selle peale, mida mulle nagu, et kas mulle nagu endale oleks nagu huvitav seda vaadata
ja kui see nagu on huvitav, siis ma nagu tavaliselt laen üles selle. No sa vaatad ka tagantjärgi neid või mõtled, et kuidas saaks paremini teha või? Ikka nagu selles mõttes, et ma nagu otseselt mingit nagu süvaanalüüsi ei tee mingitele videotele ja ma nagu ise mingit suuse analüütika suur fänn ka ei ole või selline, et vaatame, mis mu mingi keskmine vaatajate vanus on või selline, aga mis on väga väike, aga pigem on nagu jah, selline protsessi käigus sa nagu õpid mingeid asju, mis toimivad ja kuidas asju nagu paremini teha ja et see on selline nagu testimine, et sa peadki erinevate asjadega väga palju testima ja siis saama nagu ise aru sellest, mis toimib ja mis ei toimi. Just. Ja su tüdruksõber vist tegeleb ka on ju samamoodi sisuloomega, et niimoodi mängite siin üksteise videotega, ma vaatan. Ja tegelikult tema alustas üldse esimesena. Ma nagu ise kopeerisin tema pealt, et ta alustas juba selline aasta või pool varem nagu nende videotega. Ja siis selle pealt ma nagu tegelikult vaatasingi, et jumala lahe, et sa saad nagu sul on nagu pildid, mida sa saad vaadata tagasi, aga nagu videoformaadis on kuidagi palju autentsem või lahedam vaadata asju tagasi. Ja tänapäeval on nii lihtne teha telefoniga lihtsalt pärast väikse montaažiäpiga. Aga see on nagu lihtne või hästi lahe, et ta nagu ka tegeleb, sest palju lihtsam on näiteks, et samamoodi tema saab aidata mingite minu videotega, filmimisega, ma ei kujutaks ette, kui ma peaks ainult näiteks mingisuguseid võistluspäevi ise nagu filmima, et see on nagu peaaegu võimatu. Ja sa päris standiga vist ei saa neid üles võtta, et... Ja, et kodus ma võin panna nagu selle statiivi püsti, aga... Teha sit-down formaadis. Aga võistluspäeva nagu videoid või üldse nagu... Et ma arvan, et see kanal oleks palju nagu ratchetim, kui ma peaks seda kõik üksinda tegema. Ja ka vastupidi, mina saan mingite tema videotega nagu aidata. Mõtlete collaborationi peale ka mingi hetk või? Et teeks mingi ühise kanali või? Või räägite ühistel asjadele? Jah, tal on nagu rohkem nagu lifestyle selline content, mis on ka nagu mulle endale meeldib ka nagu vahepeal teha, nagu ongi, et sa nagu tood selle jooksu teema küll sisse, aga sa tegelikult näitad nagu oma elu, et see on kuidagi nagu rohkem nagu võimalusi või selline lihtsam, et nagu näiteks lähedki kuskile, nagu minul on jooksuga, et sul on mingi jooksuvõistlus ja siis sa nagu dokumenteerid seda, aga kui sa teed nagu lifestyle contenti, siis sa saad nagu iga päev teha mingi video või mingitest asjadest, et tegelikult see on nagu lahe suund, mida avastada. Keep it up ja ma arvan, et sul on väga helge tulevik ja jälgijaid kindlasti tuleb sellega. Jah, see sotsiaalmeedia on üldse selline nagu pikk protsess või nagu lahe protsess ka, et see on nagu, sul ei ole mingit nagu seda siilingut, mis nagu ette tuleb kuskil. Ja. Kõik areneb puhtjuhuslikult või voolab rahulikult, siis pigem ülespoole. Pigem ülespoole. Aga räägime tulevikuplaanidest. Kõigepealt, kui palju üldse peaks tegelikult üks inimene siis sportima, sinu arust sa oled ju ikkagi selline influencer nüüd, et oled jaganud nii palju näpunäiteid ja selliseid kui motivatsiooni allikat, et kui palju peab sporti tegema? Hea küsimus. Ma ütleks, see nagu sõltub väga mitmest asjast, et kõige rohkem ma ütleks sõltub minu arust sellest, mis su nagu enda sporditaust on. Et kui su nagu kõige suurem asi, mis sa nagu füüsiliselt teinud oled, on kehalise kasvatuse tund, siis see on palju teine kui see, kui sa oled näiteks eluaeg teinud sporti. Aga ma ütleks nagu pikas perspektiivis on nagu täpselt nii palju, kui sa ise tunned, et on nagu paras. Sest ma ise tunnen, et näiteks vahepeal mul ongi näiteks mingisugune 2 trenni päevas ja see on minu jaoks nagu tervislik ja hea. Ja vahepeal võtta mingi puhkepäev on ka väga okei, aga ütleme nii selline miinimum minu arust võiks olla mingi 3 korda nädalas võiks olla korra mingisugune aktiivsem, ja see ei pea üldse olema mingisugune jooksmine või jõusaal, võid minna, mis sulle endale meeldib teha, mingi pallimäng, diski mängida, näiteks mulle väga meeldib mingi selline nagu aktiivsem nagu hobi ka sisse võtta. Aga kust leida see motivatsioon siis lõpuks? Kellel ei ole võib-olla sellist sporditausta? Jälle hea küsimus. Aga motivatsioon, ma arvan, tuleb nagu ikkagi nagu mingis mõttes peab tulema nagu su enda seest, et mõtestada lahti nagu see, miks sa mingit nagu asja teed nagu just liikumise koha pealt, et kui sa nagu, ma ei taha nagu sinna auku kukkuda, et motivatsioonil ja distsipliinil on mingi vahe, aga mingis mõttes on, et sa pead nagu mõtlema näiteks, et kui sa tahad, ma ei tea,
väga lihtne näide on see, et nagu tahad maratoni joosta mingi aasta pärast, siis sa pead hakkama jooksmas käima. Aga mingisugused sellised võib-olla nooremas eas on nagu raskem mõelda selle peale, aga just mingid, kui need 20 ja sealt edasi nagu läheb, siis ka selline pikaajaline vaade nagu, et kas sa tahad nagu, ma ei tea, võtame neid, tahad enda lastega mingi 40-aastaselt või lastega vanades eas ka nagu mängida ja neid tõsta ja nii edasi, et selle jaoks on vaja nagu olla aktiivne ja ka, et ise nagu selles mõttes enda jaoks nagu hea välja näha ja nagu, et see, kui sa nagu, noh, ei öelda niisama, et terves kehas terve vaim, et see ongi palju nagu rohkem aitab kaasa su elule kui ainult see, et teed sporti ja oled tervislik. Ja, et sa ise kujundad enda nagu öeldakse ja oma elu edaskäigu. Jah, täpselt. Ja. Näeme sind veel siis Veeda koos päev Toomasega formaadis. See on nagu, selles mõttes see on nagu kõige lihtsam nagu formaat, mida nagu teha, sest see nagu, kui sa mingit teist, noh, okei, võistluspäeva on ka, aga kui sa nagu võtad selle nagu, minu meelest see on nagu nii lihtne, aga samas lahe formaat, et sa nagu näitadki, mida sa päevas teed ja see on nagu, kui sa suudad selle nagu huvitavalt presenteerida, siis see on nagu toimib. No kindlasti sa jätkad edasi maratonide ja jooksuvõistlustega, mis on tulemas, aga sihid sa kuskile kõrgemale ka või välismaa üritustele? Maratoni ma pole üldse päris pikalt jooksnud, tegelikult maratoni ma jooksin viimati 2 aastat tagasi, jah. Aga ma nagu ise, ma tegelikult tahaks nagu kuskil nagu välismaal ka teha kas siis pool Ironmani, hästi nagu populaarne on see, et lähed kuskile riiki, teed pool Ironmani ja siis puhkad seal nii-öelda, või siis maratonidega saab sama teha, et kuskile New Yorki või Pariisi või kuskile mingit sellist suurt maratoni tegema minna. Aga ma arvan, et kõike võtta nagu mõistusega ja mitte nagu liiga hulluks minna, et vahepeal peab nagu mõtlema ka selle peale, et mitte keskenduma nagu selle mingisuguse eesmärgi peale või aina suuremaid nagu nii-öelda väljakutseid eesmärke võtta, vaid ka nautida seda, mis see liikumine oma nagu olemuselt on, jah, et seda nagu ka kuidagi iga päev nagu mitte enesestmõistetavana võtta ja seda nagu nautida, mitte ainult suuremaid tükke nagu võtta. Ja et sinu puhul näiteks on alati olemas kodune Harkumets, kuhu põgeneda argelust. Absoluutselt, jah, ja seda nagu nautida. Aga kas sa oskad vaadata tulevikku, näeksid sa ennast abi või siis päris treenerina ka või seda on liiga vara öelda? Jooksutreenerina? Ma ei teagi, sa tegeled rattaspordiga ka, et... Ma tegelikult, ma olin, kui ma alustasin ülikooli teed, siis ma olin 1,5 aastat olin tennisetreener, kuna peale ülikooli, või noh, kui ma peale kaitseväega mõtlesin, et peaks nagu kuskilt natuke mingit lisaraha teenima, siis mõtlesin, mida ma nagu teha oskan, siis mõtlesin, et tennist nagu oskan mängida ja võiks teistele ka õpetada, siis ma tegelesingi peamiselt nagu lastega. Aga treeneri töö ise on nagu väga olemuselt nagu eriti laste ja noortega tegelemisel on nagu raske ja seal peab nagu väga suur missioonitunne olema selle tööga tehes. Et 1,5 aastat nagu olin treener, aga nüüd selle aasta nagu aprillis tulin ära sealt. Et kas ma näen ennast treenerina võib-olla kuskil tulevikus aga võib-olla pigem selline mitte traditsiooniline jooksutreener, et tuleme kokku ja teeme jooksuharjutusi, vaid pigem selline ma ei teaks, mentor on õige sõna, aga selline nagu coach. Ja, et ei ole vaja nii palju neid pedagoogilisi pole algteadmisi, et mis nõuab just väikelastel abiks olemisel. Et näha nende sisemaailma ja tulla neile vastu, kui nendel on raske ja emotsioonid tõusevad üles. Kindlasti nagu lastega tegelemisel ka just oli nagu, ütleme nii, et sul ikkagi nagu see treeneri töö on nagu väga tähtis nagu seal, et see roll, mis see treener mängib nagu noore nagu elus on tegelikult väga suur, mis ma ise ka nagu tunnen, et minu nagu jalgpallitreener on väga suurt rolli nagu mänginud selles kogu, kui ma ise ka treener olin, siis ma tundsin, et ma nagu, need lapsed käivad nagu iga päev trennis ja see on nagu väga suur osa nende elust, et see on ikkagi vaja mõista, nagu sa ütlesid, nende nagu mingisugused käitumismustreid ja kus nendel motivatsioon ja kuidas nendega nagu käituda. Absoluutselt. Aga Toomas, kus me sind jälgida võime siis edaspidi?
Kus te mind jälgida ei või, aga ei, ma nagu pigem ise hetkel keskendun Instagrami ja TikToki platvormile. Lihtsalt Toomas Tomp võib kindlasti üles leida, aga tegelikult ma tahaks enda selle YouTube'i kanali ka nagu üles äratada, tolmu maha pühkida, et see on nagu see koht, kus ma ise võib-olla järgnevatel aastatel tahaks ka nagu mingisuguse fookuse panna. Ja jah, rohkem nagu polegi, LinkedIni hetkel veel ei ole. Varsti saad oma kogemused sinna ka panna kindlasti ja kui tuleb mentorlus juurde isegi. Jah, hästi huvitav, ma nagu ise olin suve alguses räigelt mingitel podcasti lainel, nagu kuulasin hästi palju erinevaid podcaste. Ja siis nagu mingi hetk, kui sa nagu kuuled iga päev mingi 2 podcasti, siis hakkad ise ka mõtlema, et tahaks nagu ise ka kuskile nagu rääkima minna või midagi. Siis oli huvitav, et nüüd augusti keskel esimene podcast ja nüüd 6 aja jooksul 2 podcasti, et väga lahe, et kuhu edasi. No võt, ma arvan, et selliseid üllatusi võib veel tulla ja ja õnne on sinu poole. Õnne on minu poole. Aitäh sulle, Toomas. Aitäh kutsumast, Joonas. Väga meeldib oli sinuga rääkida. Väga meeldib. See oli järjekordne Noored ei viitsi vaikida episood. Kuulake meid ikka Õhtulehes, Spotify's kui ka YouTube'is ja näeme järgmises episoodis. Oli meeldiv, mina olin saatejuht Joonas Martin Auram. Tšau! Olge mõnusad!